Kuidas on? On mõnus juba? Õige. Elagu Eesti! Ma tahan öelda, et vaadake, siia platsile on täna kogunenud kõige parem osa Eesti rahvast. Need on inimesed, kes teavad, et rahvuslus ei ole lihtsalt hoiak, ei ole ainult sümbolid. Rahvuslus on ka tegu. Eestluse hoidmine ei ole meie jaoks midagi teoreetilist või abstraktset. See on konkreetne tegu. Tulla kodust välja, võtta tõrvik kätte, kõndida mõttekaaslaste, rahvuskaaslastega, pidupäeval oma riigi pealinnas ja näidata kogu maailmale. Me oleme eestlased. Me oleme uhked selle üle. Meil on oma keel, meil on oma kultuur, oma ajalugu, oma rahvus, oma identiteet. Meil on oma riik, mis on meile kallis. Mis sest, et sellel riigil on parajasu valitsus, mis ei näita kuskilt otsast välja, et neile oleks seesama riik kallis või et nad oleksid uhked eestlaseks olemise üle. Aga valitsus ei ole sama, mis riik, ja riik ei ole sama, mis rahvas. Seda teab Eesti rahvas oma pika ja keerulise ajaloo tõttu juba ammu. Läbi ajaloo on siin olnud erinevaid riike, erinevaid valitsusi. Rahvas on aga ikka üks, meie eestlased. Me oleme rahvana püsinud kõige kiuste. Ja nüüd ometi peame me oma kõige tähtsamal rahvuspidupäeval murega tõdema. Me vaatame tõtt mitte riigi kadumisega, me vaatame tõtt rahvuse kadumisega. Eestis sünnib nii vähe lapsi, et kui me kurssi ei muuda, siis poole sajandi pärast on meid poole vähem. Selleks ajaks, kui võiksime tähistada Eesti Vabariigi 216. sünnipäeva, on tänaste trendide juures meid, eestlasi, järel 300 või 400 000. Mõnede arvates polegi see probleem, sest lisaks iibekriisile on meid vaevamas ka identiteedikriis. Meile surutakse väljast poolt peale ideoloogiat, mille kohaselt piisab, kui Eesti Vabariigi nimelises üksuses elab globalistlik juurtetu mass, läbisegi immigrandid igast maailma paigast, ilma kuulumustundeta, ilma pühendumiseta, ilma ühise kultuurita, omamata perspektiivid tuleviku või mineviku osas. Väga paljudele tundub ahvatlev olla korraga justkui kõigi maailma kultuuride osa, sest nad ei mõista. Kui sa oled korraga osa kõigest, siis sa tegelikult ei ole osa mitte millestki. Sa ei ole kusagil oma. Sul ei ole kusagil oma kodu ega oma kodumaad. Sind ei ankurda miski. Sul ei ole midagi, mis oleks nii tähtis. Aga mis veel hirmsam,
sul ei ole midagi, mis oleks nii tähtis, mille nimel elada. Meie siin platsil ja kõik need, kes meiega samamoodi mõtlevad, saame aru, see tee viib hukatusse. Ja meie siin platsil, kes me teame, et rahvuslus on tegu, saame aru, rahvana hääbumise ärahoidmiseks tuleb tegutseda. Ja tegutseda tuleb ühiselt, ühte koondudes, ühiseid väärtusi kandes, ühes suunas liikudes. Mitte ühtegi rahvust, mitte ühtegi ühiskonda ei kanna kriisidest läbi üksikud entusiastid. Me tuleme katsumustest läbi, kui seda koormat jagavad paljud. Ükski pere üksi ei suuda pöörata eestlaste iivet kasvule. See vajab paljude Eesti perede otsust ja tegutsemist. Ükski rahvuslikult mõtlev kultuuriinimene üksi ei suuda kanda meie kultuuri järgmiste põlvedeni. See vajab paljude vanemate suunamist, õpetajate panustamist, et uue põlvkonna eestlastel oleks soovi rahvusliku sisuga kultuuri külge võtta. See vajab tegu. Ja mitte ükski poliitik või isegi partei ei saa Eestit tagasi juhtida rahvusriigi ehitamise juurde, kui rahvas seda ei toeta oma tegudes. Meil on vaja koonduda ühte ja tegutseda ühiselt, et Eesti kestaks. Meil on vaja mõista, et igaüks peab oma igapäevaste tegudega aitama kanda selle missiooni raskust, sest ainult nii on võimalik võita. Tänase pidupäeva sõnum on selge. Ühenduses peitub jõud ja koos on meil alati lootust. Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest!